Tere, tere! Märt on siinpool ja täna räägiks natukene põhjuseid, miks kaal ei lange. Tegelikult need põhjused on palju ja kuidas ma siis sõnastan. Iga pisik asi on oluline tegelikult ja mõjutab. No, esimene põhjus on näiteks see, et alustame kõige tähtsamast on see, et kuidas me mõtleme. Kui sa mõtled juba negatiivselt ja nii edasi, siis ei olegi võimalik. Olen kuulnud, või nagu selles mõttes inimestel ongi, mõtlevadki, et nagu ei tohi süüa ja siin on, nagu ma ei ole ette valmistanud, lihtsalt ma jagan, mis mul tuleb praegult ja mõtted järgmine ongi see, et inimesed kaaluvad iga päev ennast. See on ka nagu ilge suur probleem, et kehas on vesi ja nii edasi, et kaalu nädalas korra kindlas ühe koha peal, kus sa kaalud selle koha pealt, mõõda enda ümbermõõt kõhu pealt ja mingid teatud kohad veel, mida sa soovid selle koha pealt. No järgmine ongi see, et miks kaal ei lange, on see, et kui näiteks siin on nüüd rohkem välja tulnud ka neid asju, siis kui sul seedimine ei ole hea, kui sa käid üle päeviti vetsust, nagu minagi tegelikult käisin, selles mõttes enam ei käi, ma joon oma jooki. Järgmiseks on tegelikult kõik suhkrut, ehk siis toitumine, järgmine. Need ei ole üksteist niimoodi, et järgmine on toitumine, lihtsalt ma toon need mingid punktid välja. Toitumine samamoodi, kui ongi toitumises mõtlen see, et siis ebatervislikult toitumine on ju, kui me tahame kaalust alla võtta. Täna üks inimene ka kirjutas mulle, saab kaalust alla võtta 10 kilo, ma küsisin seal, kuidas sul seedimisega on, ei, kõik on korras. Kuidas saab inimesel kõik korras olla ja ta tahab 10 kilo alla võtta, nagu vaja 10 kilo alla võtta, järelikult inimene ei saa veel aru selles mõttes, mis tal nagu korras on ja mis tal korras ei ole. Me arvame küll, et meil ei ole stressi või meil on seedimine korras. Aga kui sa tegelikult 2 korda päevas sööd, toome näite, inimene isegi sööb rohkem, see tegelikult on vaja käia iga kord tegelikult vetsus. Ja nüüd sa saadki siit võtta selle, et kas sul on seedimine korras. Kui sa 3 korda päevas sööd ja 1 kord käid vetsus, siis seedimine ei ole korras. Et jah, neid punkte on veel, ma mõtlengi siin, ma võin korrata. Toitumine, ehk siis valged suhkrud välja on ju, stress, loomulik üks suurimaid. Et ma olen muidu välja toonud küll väiksemad, nagu pisikesemad asjad või nagu mõned asjad, aga tegelikult on neid hästi palju ja ma võin siia sissegi tuua 2023 oli üks või 2024 see, vist oli 2024 isegi. See aeg, kus teatud asi, mis tekitas pinget, ma mõtlesin selle peale ja tarbisin samamoodi toodet, kaal langes, võtsin kõik alla ja mingi hetk kaal jäi seisma, mis toimub, ma teen ju kõik õigesti. Ja siis ei saanudki see aru, et tegelikult sellest asjast oli pinge mul peal. Kui ma lasin sellest pingest lahti, siis mis juhtus? 10 päevaga ma võtsin 4,8 kilo alla. Jälle siin peab aru saama, see ei olnud 4,8 kilo rasva. Et kui ma võtsin ka siin 3 päevaga 2 kilo alla, see ei olnud 2 kilo rasva. Ma käisin vetsus, ma tühjendasin ennast. Need kilod võisid seal mul sees olla. Ja samamoodi, me peame lihtsalt aru saama sellest. Ja sellest ma siin praegu ka nagu tegelikult jagan, et on ka inimesi, kes on, ma ei tea, nädalaga 5 kilo alla võtnud. Siis, ja inimene alustas ka kehapuhastust ja asju, siis tegelikult see, mis kehas sees on, kinni jäänud nii-öelda. Nüüd ta tuleb kõik välja. Ta joob vett ja see kõik jama tuleb selles mõttes välja. Et selleks on ju eraldi ka olemas ju, saab ju vaadata, palju sul on keha rasvaprotsent ja nii edasi, et kui sa soovid, sa saad seda kõike teha ja siis sa näedki täpselt palju. Ma ei tea, ise ei usalda mingisugused äppe, kas äpid kindlasti sul näitavad täpselt, ei oska öelda, ei oska kaasa rääkida. Aga jah, need on need punktid praegult selles mõttes, kordan uuesti. Esimene, kuidas sa mõtled. Teine on stress. 3. on seedimine. Kui mingid sellised alapealkirjad ka on või selles mõttes, nagu ma ütlesingi juba, kui sa kaalud ennast iga päev. Ja võib-olla see ka, et mis mina ise
olen teinud, on see, et ma ei pane mingit eesmärki, et ma tahan 10 kilo või 15 kilo alla võtta, vaid tegelikult on selline asi, et sa naudid seda protsessi, sa ei mõtle sellele tulemusele, et kuna ma nüüd 15 kilo alla võtan, vaid kelleks sa saad läbi selle. Kui sa järjest, sinu mõtlemine muutub, sinu toit muutub, kõik erinevad asjad ümberringi sul hakkab tegelikult muutuma ja siis sa saavutadki selle eesmärgi. Et minul ka, kui ma alguses alustasin kaalu langetama, mul ei olnud mingit eesmärki, toitumine lihtsalt muutus ja esimese kuuga ma võtsin 5-7 kilo selles vahemikus ma võtsin alla. See oli lihtsalt toitumine, muutmine. Et kui sa kuuled praegu ja sa ikkagi sööd magusat ja asju tegelikult, see tuleks eemaldada, see ongi üks põhjus. Oletame, sul on puhas klaas vett. 6 päeva on puhas. Ja ütleme, et päeva on ka, ma olen kuulnud, et inimesed teevad nädalas korra siis nii-öelda seda, mis see sõna nüüd on. Ei tule see sõna, aga ütleme, et üks päev on see, kus ta võib siis süüa seda, mis ta tahab. Võtabki sealt jäätist ja nii edasi. Et kui sul on puhas vesi ja nüüd sa paned sinna pori või mulda, ütleme, et mulda, kas sa saad seda vett juua? Ei saa, sa alustad nullist pihta. Ja see mõte ongi see, et kui sa nädalas korra võtad mingit magusat, sa nullid kõik ära, mis sa viimased 6 päeva tegid. Sellel on nii mõttetu. Ja see endal ka, inimesed on erinevad. Minu on seedimisega probleem, ma ei tohiks üldse kui ma söön, ütleme, et kui ma magusat söön, tuleb hästi kiiresti kaal. Ma tegingi nädal 2, kõik oli super, olin tubli, sõin tervislikult ja nüüd, kui ma magusa võtan, siis on kohe 1-2 kilo juures. Et see ongi, kuidas iga ühe organism toimib. Mõnel on seedimine väga hea, ta võibki süüa igasuguseid magusad asju, ei tule kaalu. Ma pean veel aru saama, et siis võib-olla sellel inimesel näiteks on mingid akne või muu terviseprobleem, sest et mis see magus muud on, kui on suhkur ja mingid kemikaalsed asjad seal sees, jäätised, krõpsud. See on õudne ja ma tagantjärgi mõtlengi, kui mul ka enda see teekond hakkas tegelikult, siis ma ei söönud mingit krõpsi, eelnevalt sõid ja võib-olla ma ei oska seda sõna, just seda sõna viisakalt. Ütleme, kui ma kõhu kaasa lasen ja võib-olla kui inimene käib vetsus ja see haiseb seal, siis tegelikult see ei ole normaalne, vaid see näitab ära, mida sa sõid just. Ja mul see muutus, siis ma saingi aru, et mida ma eelnevalt sõin. Mingit jama kogu aeg tegelikult. Et ka inimesed tuleb mingid happe või ma ei oskagi öelda, ma tuletan praegu meelde, see oli 2021 hakkas see kõik muutus. Et väga palju asju oli nii-öelda, mis olid normaalsed. Tegelikult see on ebanormaalne ja selle koha pealt just, et see ongi see, mis tekitab seda. Kui sa sööd mingisugust, ongi magusat või midagi ja siis ütleme, et perse hakkab lörisema. See toobki kõik selle mürgi ja jama tegelikult sealt välja. Et või hambad haisevad näiteks hommikul, nagu öeldakse 2 korda päevas hambaid pesta. See on vale jutt. Ja sealt ülevalt poolt see tulebki, kuna inimesed siis saaksid aru, et see on normaalne, et siis sööge seda jama, seda head toitu nii-öelda, aga poes on 90% nagu jama tegelikult. Ja siin on mitmeid erinevaid asju veel. Ei ole ainult toitumine, kehakaal, et ma võin siia lihtsalt öelda juurde, et ma siin varsti tuleb mingit asju veel. Et ta on lihtsalt seda, et see ei piirdu sellega. Ma näitan ja jagan veel asju, mida me saame muuta enda ümber selles mõttes ja mida siis saab kasutada selle koha pealt. Et ma võin näiteks siia isegi öelda näiteks, kui sa kasutad näiteks seda tavalist Colgate hambapastat, siis viska see ära. Ja ma näitan varsti lahendust selles mõttes. Nii palju, ma võin nendest erinevatest asjadest rääkida ja mitte lihtsalt rääkida, et tuleb muuta samm-sammult, et kuidas iga asi mõjutab. Võib-olla on teemast juba välja läinud, aga see on ikkagi tervise poole pealt just see, et kui inimestel on ATH ja erinevad asjad ja mingid siuksed erinevad
terviseprobleemid sõnastame võib-olla niimoodi, nüüd on mingid populaarsemad sõnastame. Aga eelnevalt neid asju ei olnud, nüüd on tulnud, et kus see nagu tuleb? See tulebki jälle sellest, et mida inimesed söövad või mida meile ette söödetakse või antakse poodides ja ongi lihtne, inimestel tekibki see sõltuvus, ma mõtlen, kui sa suhkurt sööd, sa tahad ju veel, siis tuleb sealt veel mängu parasiidid, kes tahavad ka, on ju. Ja seepärast ma eelmises laivis ka rääkisin, et toitumine korda, ehk siis kõik suhkurasjad välja, siis järgmiseks on tegelikult see, et me oleme 10 aastat, kes sõltub vanusest, on ju. 10 aastat juba mingisugust sellist asja, ebatervislikku toitu ma sõnastan nii. Kui tõesti inimene ei tea, ma võin sellest postituse teha ja välja kirjutada, mis tähendab ebatervislik toit. Ma arvan, et ma käin võib-olla teen poes mingi tiiru või ma teen mingid pildid, ma näitan siis, et mis see tegelikult tähendab. Ja siis sealt ongi see, et meil on vaja keha puhastada. Kui on igasugused punnid, jõin kunagi alkoholi, enam ei joo, sõin mingisugust jäätist, vist jäätisega ei olnud nii, aga täpselt ei mäleta, aga tulid mingid punnid pärast. Ja siis saate kohe aru, et kuule, see ei ole normaalne ju. Järelikult see on mingi jama ja läbi selle ma ka ei joo, olen nüüd üle aasta juba alkoholi joonud üldse ja enne seda 1 aasta oli nagu üldse nagu järjest vähem nagu sa tahad ja saadki aru, et ega ma seda lilledele selles mõttes ei kalla ju, miks ma siis ise endale kallan. Sellised lihtsad näited tegelikult ja see äratab jälle aju tegelikult ja mis lastele samamoodi, et sa ei anna ju, siis järelikult see ei ole hea või see ei ole tervislik, kui alaealine laps ei tohi võtta. Et seal on kohe see punane lipp, järelikult ei ole hea. Et jah, ma arvan, et tänaseks on kõik. Hoidke oma tervist, puhastage soolestikku, üleüldist kehapuhastust. Samamoodi, kui ma tegin seda, see oli see, mis välja sealt tuli, see oligi, et nagu ma võin öelda, nii ma räägin nii, nagu ma olen või kes ma olen ja ma jään ise endaks alati, et kui sa lased kõhu kaasas, sinu enda see peer ei haise, otseses mõttes see on tavaliselt niimoodi. Aga selle hetke, kui ma hakkasin kehapuhastust ja kõike tegema, see oli õudne ja see kõik tuligi välja, kõik alkoholi, jääkained, kõik, mis meil kehas on siin inimesi, kes on 5 kilo alla võtnud selle kehapuhastuse ajal tegelikult, sest meie kehas ongi igasugused jääkained ja parasiite ja kes saab aknest puhtaks, näonahk, kõik, nii palju erinevaid asju, kes on siin verepuhastust teinud, kes on astmast lahti saanud ja nii edasi. Kõik need terviseprobleemid on tingitud ju, mida me sööme ja joome. Aga kui te mõtlete praegu, ma tahaks teada lihtsalt huvi pärast, kus kohast mujalt need terviseprobleemid tulevad. Me ju sööme ja joome. Järelikult see peab sealt tulema ju. Ei tule kuskilt õhust. Või see ka nagu, seda ma ka siis ma veel, ütleme 5 aastat tagasi on ju, või 6-7 aastat tagasi, siis võib-olla veel uskusid, et geneetiliselt. Tegelikult jälle kuskilt ülevalt nagu öeldud, aga tegelikult ju ei ole mingit ATH-d olnud eelnevalt näiteks. Ma ei ole sellesse süvenenud, kui inimesel päriselt on ju, aga kuidas see tekkinud inimesel on? Mis viisil? Et sellepärast nagu ongi see, et mida me sööme, mida me joome, sealt me saamegi ju. Me peame ennast kaitsma ja aru saama ja siin ka ma räägin lihtsalt läbi enda kogemuse. Kui inimene ei usu ja ajangi mingit häma, ta ei pea seda kuulama. Aga kui me hakkame mõtlema loogiliselt ja selles mõttes, siis me saame aru järjest, et mis me peame nagu tegema. Jälle ka inimene, sa ei pea igavesti mingit tooteid tarbima. Sa lahendad selle tootega selle mingi perioodil oma probleemi ära ja sa muudad oma toitumise tervislikuks. Sul ei ole siis vaja, et kui sa hakkad nagu, ma ei tea, maksapuhastust tegema ja jood õlut peale või viina, siis sellel pole mingit kasu, on ju. Aga kui sa teed näiteks soolestikupuhastuse ja kõik need asjad ära, mis on vaja teha, siis tegelikult on see, et pärast on kõik hästi. On siin inimesi, kes võttis eelnevalt üle 30 kilo alla toote tarbimisega. Ta tarbiski, see oli shake, jõi, tegi täiskõhutunde ka ja inimene võttis
5 kuuga 25 kilo alla ja ta ei ole tagasi kukkunud, sest ta toitumine, kõik see muutus, tema elustiil, kõik muutus. Et see ei ole ka siin näiteks, kui sa oledki huvitatud nendest toodetest ja asjadest ja teed, siis see ei ole see lihtsalt, ma võtan 10, 15, 20 kilo alla, vaid on see, et kelleks inimeseks sa saad, kuidas su elustiil muutub, kuidas sa mõtled. Kui sa lähed poodi, siis sa vaatadki nagu isegi need singipakid ja kõik asjad, seal on kõik e-ainet täis ju. Et ma elasin peaaegu 2 aastat Filipiinidel, siis ma tulin Eestisse ja on ikka meeldib mingi poolsuitsuvorst ja võtad poest, pole hullu. Ma siis võtsin. Ja mis juhtus? Ja ma jagangi siin, selle teema jagan ära, siis ma lõpetan. Et minu keha ei võtnud vastu. Või ma lähen ühe samma edasi, et mu keha ei võtta enam vastu, nii-öelda ebatervislikku. Ja kui ma seda poolsuitsu varstu võtsin, siis esiteks kogu aeg ma peeretasin ja kogu öö peeretasin ja ühesõnaga see näitas minu kehale selles mõttes ära, et see on jama, see on mingit jama nagu täis. Ja ükskõik, kui on mingi ebatervislik, ma sõnastakski niimoodi selles mõttes, kui ta on ebatervislik, siis keha ei võta vastu. Ja ma juba mingit asja, ma proovin ja saadki matsaka sisse. Hakkab kõht korisema, natuke isegi võib-olla valutab ja ta annabki märku, et see on vale. Vaata, aga eelnevalt ei olnud nii, see on loomulik kehale. Aga see nagu öeldakse ka, et keha harjub kõigega. Aga kui sa oledki mitu aastaid tervislikult söönud ja puhast toitu kõike see, siis keha harjub sellega ära. Ja nüüd, kui sa võtad midagi, siis võidki tulla kohe mingid punnid näkku ja nii edasi, on ju. Et mina olen igastus oma kehani jõudnud sinna punkti, et kui ma midagi, isegi makaron hakklihaga võtaksin, siis ma, öösel peab hakkan lahti olema selles suhtes, et see lihtsalt on nii, minu keha on sinna punkti jõudnud ja selles mõttes on hea, et ma ise ka isiklikult nagu ei taha selle koha pealt. Ma saangi aru, et ma usun, et tänaseks on kõik. Aitäh teile!